Tervist! Mina olen Uku ja tema on Mark. Ja meie üritame 10 videoga leida vastust küsimusele, mis on Eesti parim jalgpalliklubi või kas Premium-liiga väärib üldse vaatamist. Selleks me külastame kõigi 10 Premium-liiga klubi kodumänge ja asetame nad pingeritta. Täna Harju Laagri fännidena. Täna oleme siis reedene päev, mis meil on 10. juuli ja oleme siin Laagris. Siit siuke paarsada meetrit paremale jääb Laagri areena ja vaatame, kuidas see mäng siis läheb. Aga vahepealt rääkides siis Harjust ja kui tähtis see mäng on, siis Harju on praegult, arvestades kui hästi nad hooaega alustasid, siis nad on praegult nüüd 8. kohal ja Narva Trans on 10. kohal. Nii et kui siit tuleks nüüd hea mõnus võit, siis kasvaks puhver päris suureks Narva Transiga. Ei tasu mainimata ette, et see on see sama Harju, kes alustas ju hooaega ikkagi meeletult hästi, et jutud käisid siin top 4-st. Eurosuvi, jah, aga näe, ei ole. Ei, nüüd käib ikkagi, et liigasse jääda. Jah, aga ma arvan, et tuleb kõva mäng. Mis sa siis ootad mängust? No mina ootan Harju tugevat kaitset, millega nad on ikkagi kodumängudel väga kõvasti hilganud, nii et ma arvan, et jääb 1-0. Ühe saistavad ära ja rohkem mitte. Ma arvan 3-2 Harjule, aga peamiselt ma ootan ikkagi seda atmosfääri ja neid fänne ja et seda gameplay experience, et see oleks kõva. Aga mis siin ikka? Lähme vaatame. Ikkagi palju tuleb fänne? 400. No ma tegelikult tahaks täis staadionit näha, aga ma arvan, et 450. Davai. Mängijatega samas käigust minna. Laagri väravas number 1 Jan Marti Vaevala! Number 3 Andres Kaavats! Number 5 Imre Karto! Number 5 Hugo Palutaja! Number 7 Reinar Neema! Oh, kingi meil see võit. Ma vajan võitu vajan ma. Harju! Number 6 Hugo! No nii, kuidas mäng meeldib? Tead, trummar magab juba 3. minutit. Ja noh. Kas kuulisid? Sõnu kahjuks ei kuule. Ja, kui need eksisteerivad üldse. Ja nii, viimased klipist 6 minta möödas. Kuidas läheb? Trummar ärkab, rahvas järkab. Vahime väikest. Naudime. Aga mis seal juhutus? Mingi Narva värav või käkk oli? No nii. Ei noh, värav oli värav. Narva kaitse on esiliiga tasemel. 4-0. Tuleb. Praegu on 2. Eelmine mäng oli 3-0. Abdul Wahid Pinate, ehk siis kõik koos. Abdul Wahid! After the review and ball called disallowed. Keegi näppis käega palli. Ma arvan, tuleb ikka 4-0. Minu arust muidugi palli oli kogu aeg maas, aga noh, käsi on käsi. Kõrge jalg! Kohtunik kussu prillid on. Kuigi noh, päris aus olles minu arust väga nagu viga ei olnud, aga
hea, et tuli. jah, kohtunik on tubli poiss. õige. ma tean, mis see meloodia mul täna öösel unes käib. Lükka. Joh, ei tiina. Tallinna külje all olles on Harju kodustaadion kõigile kättesaadav. Liiklus rahulik ja parkimiseks koha leiab. Laagrisse mängu vaatama minnes säästad nii närvirakke kui ka aega. Bussiühendus Tallinna kesklinnaga on hea ja väga lähedalt leiad ka Tallinnat ümbritseva ringi. Seega kohale peaks jõudma nii auto kui ühistranspordiga. Ei noh, Narva ei teinud midagi, Harju surus 2-0. Jah, rohkem ei olegi midagi rääkida. Oluline trend on ikkagi see, kui trumm hakkab paukuma, siis värav hakkab sahisema. Jah, aga noh, kui raske esiliiga satsi vastu mängime ikkagi. Kui me lõpuks Narvas mängu vaatame, siis need sõnad hammustavad perses sind. Enne mängu olime seal sinises putkas. Ja mis seal vaatajatele küsimus, miks seal nii vähe inimesi on? Täna me jagame ühte kaardimakset ei ole. Inimesed vabatahtlikult siia järgi tulevad, sest seal on 10 aastat tagasi maailm. Sularahaga saab selle maksta. Seega, sealt sai juba üks õlle võetud viimaste sentidega, mis me kokku kraapisime, aga vaatame. Äkki siit saab süüa ka ja mul juba tundus, et siin on natuke ägedam õllevalik. Oluline asi on nüüd see, et mäng on algamas ja meie teeme mida? Tellime õlut, sulli pole. Üks pakkuja järjekord nii kõva, et ootame. Toidurevõu, ma ütleks, et hot dog teeb igastest parem välja, aga said otsa, me saime viimased, selles mõttes vedas. Mina pidin selle Belgia vahvli võtma, see peale hot dogi siis. Mis tähendab, et suure toiduvalikut on päris hästi ja õllevalik on päris hea. Ma sain isegi ipat võtta. Järjekord on natuke pikk, aga järjekord on põhjusega pikk, sest et üks teenindaja pakub kaardimakset, teine ainult sula. selles mõttes ma juba tunnen, kuidas need punktid lähevad. Aga kõige tähtsam maitse. Hot dog on parem kui jalekokil. Õllevalik on parem kui jalekokil. Hinnad on samad, aga lihtsalt kõik venib. Mäng on käinud vastu 10 minutit. Ma oma vahvli otsuses natuke kahtlen. Okei, selge, lähen mängule. Harju Laagri on nagu Eesti RB Leipzig, kõige kiirema komeedina kõrgliigasse tõusnud meeskond. Harjule pandi alus 2009. aastal ja tugeva noortetöö ja kogukonna toega tõusid nad 15 aastaga Eesti kõrgliigasse, pallides seal juba teist järjestikust hooaega. Nad on vastukaaluks Tallinna sisestele suurklubidele, pakkudes kogukonna keskset alternatiivi. Kuigi kõik ei ole nii roosiline kui paistab. Väikeklubina on kogu aeg küsimus klubi jätkusuutlikkuse osas. Lisaks on Harjul Premium-liiga kõige väiksem staadion, mille kohta on öeldud, et sellel ilusat ja ründavat jalgpalli mängida ei saa. Võta siis kinni, kas tegu on muinasjutulise looga või mööduva nähtusega. Narva kuidagi nagu mängus on. Teine poolaeg teeb nimesid. Peab ütlema, et suurt midagi ei näe. Üldjuhul on jah see nii, et toidu ja joogiga, et seal nurgatagustes kohtades saab kõige paremat. Siis see Saku telk, seal jäime nagu pika ninaga, aga mingi nurgataguse kaubik lahtise uksega täitis meie soovid. Midagi, mis päästa andis. Aga noh, ma juba tunnen, kuidas need punktid juba lähevad. Ma ei tea,
seal oli pakkumises ühte mu lemmikõlut, nii et +3 kohe juurde. +3, ma olen lihtne inimene, keda ära osta. Ma ütlen, et see nurgatagune putka vahel päästis, et ühe peale ei jää. +3 puhtalt selle eest, et siit tipad saab. Harju! 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 I did know. Päike nii silmas, et peab läbi õlle ning harjutajate laagide vahetuse, kui välja tuleb number 5, Imre Kartau. Ning samuti number 13, Ramon Sillamaa. Pange käima. Kus see nüüd jäi see? Ma tuhku, nüüd ma tean, miks on nagu eetrisse kuulda. Trummi kuuleb eetrisse jumala hästi, aga nagu sõnu pole nagunii mitte kunagi kuulda. Ega reede õhtul peaks laulumehi olema. Reede õhtu võiks ju laulumehi olla. Reedel mõeldakse, et kohtunik kutsub publikut korrale. Lühidalt. Siin laagris pillimehi on head ja on üllanud. Vahepealt pillimees käib küll õlleleti juures, aga muidu enam-vähem. Aga laulumehi on puudunud. No. Oi. Katse kaks! Noh! Pulekad! Narva sai punase! Peaks Harjule meelde tuletama, et me 10 kehi. Ja veel esiliiga tiimi vastu. Äkki nad vajavad publiku tuge. Juba saime Narvale kollase. Jee! Ise. Puiss! Shoots! Ja penalti läks sisse. Ja 3-0! Ciao, ciao, ciao.
Narva sai jälle vastu pükse esiliigasse ära. See üks päev Harju fännidena tehtud, mis me arvame? Aga alustame ka punktidest. Alustame punktidest. Esimene oli transport. Tegelikult on hea, see on nii Tallinna lähedal. Siit läheb buss otse Mustamäele, Mustamägi on seotud absoluutselt kõigega. Nii et autod saavad liikuda, siin saab parkida igal pool. Tubli 8. Ma ütlen 7. Ma ütlen, et ta ainult bussiga saab kohale ja need bussid liiguvad kogu Karva. Saab ka, aga see buss on ühendatud Tallinna kesklinnaga, mis on ühendatud kõigega Eestis. 8. No, kesklinnast tulla ikka on 7,5 kokku. No ma panen 7. Nii. Kokku tuleb 7,5. Toit ja jook. Oi, no auku paned, ma juba. Toit ja jook. Suur probleem oli see 2 telki. Üks neist võttis vastu kaarti. Ja järjekord oli nii pikk, et poolaeg hakkas enne, kui toidud olid käes. Ja probleem seisnes selles, et hot dogid said kaotada. Mina hot dog ei saanud, mina sain Belgia vahvit. Aga õllevalik oli nii hea ja ma sain oma tankeripad. Seega puhks ära. Sain oma tankeripa, mis tähendab, et see puusti 3 punkti kohe. Tubli 7. Ära katsisid. Tubli 7. Mulle meeldib see nurgatagune toit, sul on mingi kahtlane kaubik, kus on uks lahti ja võtavad mind süüa. No mina ütlen, mina panen 2. Aga muidu ma oleks pannud võib-olla 1 ja võib-olla isegi 0, kui see on lubatud. Aga mina panen 2 sellepärast, et esiteks juua ma ei saanud, pool aega polnud. Siis ma läksin teise järjekorda, olin seal 15 minutit. Ja lõpuks jõudsin järjekorda ja hot dog sai otsa. Nii on pidin Belgia vahvlit võtma. Ja see Belgia vahvel oli vist kõige kuivem asi, mis ma kunagi söönud olen. Ja kastet ka ei olnud. Ja noh, ainult 2 punkti selle eest, et asi oli üldse avatud seal. Muidu paneks 4, aga tankeripa 7. Järgmiseks infrastruktuur. See statja oli väga mõnus. Välja arvatud see, et päike paistis silma. Ma saan aru, et tele-eetrile on hea vaata, kui päike paistab teleka tagant või kaamera tagant. Aga mul oli kehva, päike paistis silma, enamus aega vahtis ainult niimoodi. Kõik vahtisid niimoodi. Terve teine poole. Aga ta oli mul kõik kompaktne, inimesed olid koos. Seal tekkis siuke mõnus meeleolu, nii et ja üleüldiselt tegelikult statja tundus normaalne, hea, ilus, majad väikestal. Teed on igal pool juures, parkimisplatsid. Ma ütleks tubli, siuke 7 jälle, tubli 7. No ma panen keskmine 5, et mina lihtsalt ütlen seda, et kui siin oleks natuke palavam ja vaadata ikkagi 90 minutit, 90 minutit vaadata mängu ikkagi päike silmas on ikkagi natukene liiga rets. Ja see on põhiline faktor, miks see 5 peale langes, aga ülejäänud asjad olid ikka päris hea. Fännid, alustame teist kahest seal. Briti tüübid selja taga, terve kino sai. Ütleme, Essa poolega oli kehva. Oleme ausad, Essa poolega kehva, aga teisel elates ja lauljaid ei olnud, aga pillimehi oli. Ja lõpus, mängu lõpp, kui võit ära tuli, siis me nägime need Harju fännid ära. Ja see oleks olnud 10, kui terve statja oleks olnud. Terve mäng kui teine poole ja lõpp. Oleks olnud terve mäng 10-10, aga ei olnud. Seega 6, kahjuks jääb 6. Ma nüüd teen niukene, et siin esimese poolaja eest oli niukene 3-4 vahel, aga vaata, see teine poole lõpp oli niukene 7-8 vahel. Et teeme 6,5. Okei, davai. Ikkagi lauljaid ei olnud. Lõppkokkuvõttes ma ei saanud ikkagi aru, et millest see Harju laulab. Aga viimaks, mäng ise. Mäng oli ilus. Lõpuks ometi oli Harju mäng ilus 3-0. Mäng käis. Nägime kaarte. Esiliiga vastu ikkagi. Ja, siis kui me lõpuks Narva jõuame, siis seal läheb lõbusaks. Aga ilus mäng, tubli 8. No ma panen 7. Olgu. Ma panen 7. Ma panen 7 pool. Vaatame siis tabelisse ja näeme juba järgmisel staadionil. Partigiano, tu mi devi ser feliz.